sõbrad, ATV-de maailmas on uuendusi. Velt motocentrisse on jõudnud Odes Maat Pro mudelid, mis näevad paganam head välja ja on ka ülimalt võimekad. Tegu on siis tehase poolt uue erimudeliga. Seda toodetakse ainult 1000-sele mootorile. Eks võimekas aparaat? Ja, just, et siin on palju selliseid lisasi, mida siis ei pea eraldi juurde ostma, et tal on kohal plastikpõhjakaitse, kaitserauad, tiivalaiendid, lisatuli, refilukuga väljed, et masin on suurem, võimsam ja võimekam. Tagapool on punakat tooni ka, et tegelikult on erinevates värvides, on ju? Ja just, et kahes erinevas värvitoonist teda siis tehakse, on selline nii-öelda hõbedane ja matt kuldne. Nii, aga kõrval, see on klassikal kamuflaažiga toonid siin, on ju? Ja, tavamudelitel on seda värvivalikut rohkem, roheline, sinine, kamo ja nii edasi, seal mustad, kõik sellised põhitoonid. Ja siin näiteks tavamudel, kus on palju erinevaid lisasi külge pandud. Mis siin on, ütleme, siia peale kastid asjad panna, kus saab asju paigata, nagu seal selle taga käinud? Jaa, esimene tagumine pakiraam, see on kõik standardis, lisavarustus on siis tagumine varustuse kast, siis hetkel käimas ka Odesel kampaania, kus on siis tasuta lumesahk ja... Lumi on tulemas, see ju taeva ei jää ju. Jaa, loomulikult ei jää. Kaitserauad, tiivalaiendid ja siin näiteks lisavarustus on näha veel selline saha tõstelint, põhjakaitse on antud mudelil juba all, et lisavarustust on palju. Minusuguse võhiku jaoks, mis nende sahkadel vahet on? Kuhu see sobib? Jaa, meil on erinevalt, et ütleme, tavaline on metallsahk, 1,50 m lai, mis on ATV-le mõeldud. On ka siis laiemaid lumesahaterasi, mis on UTV-dele ja pagidele, aga siin konkreetselt on siis selline plastiktera, mis on oluliselt kõrgem ja ta on mõeldud ikkagi natuke suurematele ja võimekamatele masinatele. Lisaks on meil valikus ka kaarhõlma, mis siis on nii-öelda tee lükkamisel heidab kaugemale, on ka veesaha variandid, mis siis nii-öelda kõnniteede lükkamiseks või lume kokku lükkamiseks ja siis ka veel erinevad kinnitused on ju, et antud juhul on näha neid kiirkinnitusi, mida on väga mugav külge panna, ära võtta, ta tõstab ennast kõrgele, et suure lumega saad lund kokku kuhjata. Odesest rääkisime, mis CF Motol uudist? CF Motol samamoodi täna siis erinevad kampaaniad käimas. Lumesaha kampaania, paljudel mudelitel on ka tavahinnast hinnasoodustus seal juures. Siin näiteks on tegu siis 625 Overlandiga, mis on ka siis kuulub kampaania alla. Et kampaania raames on siin selles tavahinnas kaasas palju jällegi lisavarustust tehase poolt, et näiteks ongi alumiinium põhjakaitse, esimesed tagumised kaitserauad, tagumine varustuse kast, tuuleklaas. Et seda sama lisavarustuse paketti saab tegelikult ka siis teistele värvidele tellida, et siin antud juhul on tegu selle Overland erivärvusega, aga ka näiteks ka mustale, punasele või kamuflaasile on võimalik seda sama kampaania paketti peale panna. Ja nägin juba ära silma selle, et minusuguse jaoks on ka midagi, et väike laste oma ka. Jaa, et meil on siinpool siis ka CF Moto valikusse lisandunud laste ATV, et teda siis kahes värvis, punane ja sinine ja õige pea loodame, et sügiseks ikka siin on kohal ka elektriline laste ATV. Läheb ikkagi ATV-ga elektri peale? Vähemalt laste oma? Kindlasti lähevad ka suured, aga eks sinna läheb veel omajagu aega. Kuidas garantii ja hooldusega on? Kodus võin parandada või ei või? Ei, kodus ise ei või parandada, et garantiiperioodil ikka alati esindusse pöörduda. Tehase garantiid mõlemal masinal suhteliselt pikad, et seal 3 aastat või kuni lausa 5000 kilomeetrit. Hooldevälbad, esimene sissesõit 300 kilomeetrit, edasi iga 1000, 2000, 3000 ja nii edasi. Korraline hooldus ikkagi alati eelnevalt kokku leppida ja arvestada, et järjekorrad on. Tegelikult ma näen siin ka ju mitte CF Motot ja Odest, vaid ka teisi ATV-sid seisvad. Jaa, meil on mudelivalikus ikka ka vana hea Suzuki Kinquad, et erinevad värvilahendused, väga palju ta muutunud ei ole, aga kindlasti töökindel masin ja siuke... Eks tegelikult, kui minul on ka kodus kuuri all seismas ATV, mis ei ole ei Odes, CF Moto ega Suzuki, tegelikult tasub teie poole ikkagi pöörduda. Ja ikka, et meil on selles mõttes mudelivalikus on pakkuda kõikidele ATV-dele lumesahkasi, erinevad kinnitused seal juures, Can-Amid, Suzukid ja Mahad, et saab ka nendele ja ka muud lisavarustust, et põhjakaitsmed, kohvrid ja nii edasi. Ja tegelikult on mõistlik korralik abiline endale praegu ära viia juba sel sügisel, võib-olla selle aasta numbrisest kindlasti, sest uuest aastast tõuseb meil ju käibemaks 20% või 22% peale. Ja see kergitab hindasid, mitte et teie tahaks seda tõsta, aga lihtsalt valitsus on niimoodi otsustanud. Jah, et kuskil võib niimoodi arvestada, et kuskil 200 eurot läheb ikkagi suurusjärk masin kallimaks ja mõistlik on aasta lõpus valmistuda ja ära osta oma masin. Mõttekoht siin, head inimesed. Velt Motocenter Tallinnas Laki 16 ja Tartus Turu 47-2. Tulge proovisõidule vaatama ja viige siis turuabiline koju.